Hea viimsilane, 19. oktoobril toimuvatel kohalikel valimistel on sinu kätes põhimõtteline valik. Kas valid Viimsi, kus on valdavalt aedlinlik elukeskkond, või valid Viimsi, mis suundub suurlinliku arengumudeli suunas? Olen koos teiste kogukondade Viimsi kandidaatidega selles kampaanias suhelnud palju inimestega nii meie valimistelgis, poodide esisetel kui ka sotsiaalmeedias. Ja minu suureks kurvastuseks on väga paljud inimesed mulle öelnud, et nad seekord ei tahagi minna valima, sest see parteipoliitiline kammajaa, mis on siin Viimsis juba 10 aastat toimunud, on neilt võtnud ära igasuguse tahte selleks. Olen selgitanud, et valimata jätmine on võimalikest valikutest kõige halvem, sest kui üks kord 4 aasta jooksul on võimalus sul minna ja suunata oma häälega Viimsi ja kogukonna arengut, siis seda võimalust käest lastes ei ole sul järgmisel 4 aastal ka enam mitte midagi öelda kriitilist ega ka head selle kohta, mis toimub. Kui sa aga valimistel osaled, siis võid tulla järgmisel 4 aastal vabalt poes minu ligi, võtta mul pintsakonööbis kinni ja küsida, miks on üks või teine asi tehtud nii või naamoodi. Ja ma annan vastuse. Kogukondade Viimsi inimesed kuulavad kogukondade häält, arvestavad sellega ja teevad ära reaalselt muudatused, millest siin on palju räägitud. Just meie valimisliit toob tegelikult Viimsi poliitikasse uue põlvkonna, palju tarmukaid naisi. Mine kindlasti 19. oktoobril valima, vali kogukondade poolt, sest kui kogukond otsustab, siis Viimsi võidab.